Ja nüüd teeme kardinaalse meeleolu muutuse. Järgmisel nädalal toimub aasta suurim rahvusvaheline muusikashow Eurovisioon. Enam kui 25 aastat tagasi esindas Eestit 300 miljoni vaataja ees 24-aastane inglihäälne Evelin Samuel, kes tähistab järgmisel nädalal Eurovisiooniga samal päeval oma 50. juubelit. Evelin on tänaseks teinud elus mitu kannapööret. Lisaks lauljaametile nimetab ta end nüüd ka käsitööliseks. Oi, tere! Säige tee laulja häälega. Tere! Tere! Sai väga värjaks küll täna. No tervis! Ilus! Äge! Tule sisse! Võta lahti! Perekond Randvered elavad oma armsas eramajas Viimsi külje all, kus asub ka Evelini savitöökoda. Me elasime korteris ja siis, kuna ma olen elanud suurema osa elu majas, siis mul ikkagi kevadel on hästi raske, kui ma ei näe, mis asi esimesena maast välja tuleb. Ja tegelikult Johan ei tahtnud mingit maja. No ja nüüd meil on 2 majaga. Ma olen majast pärit, ma tean, mis see tähendab ja mul on klaverimängija, mul ei ole neid oskusi. Ometi on perel tänaseks lisaks majale Tallinnas ka maamaja Haanjas. Johan ütles, nagu mitte mingil juhul me ei võta maakodu ja siis mingil hetkel mul... Nagu näha, minu sõna ilgelt maksab täiega. Hästi konkreetselt ütlesin, mitte mingit maakodu. Meil on 2 maja. Johani sõnul peab ta majatöid tehes eriti ettevaatlik olema, kuna üks vale haamrilöök või lõiges aega võib lõpetada tema karjääri igaveseks. Nimelt on Evelini abikaasa Johan Randvere silmapaistev pianist nii Eestis kui ka rahvusvahelisel areenil ja lisaks veel klaveriõpetaja Tallinna muusika- ja balletikoolis. Ma mäletan seda hetke, kui me olime äkki käinud esimese kordi võib-olla kohvi joomas ja siis sa kutsusid mind muusikaakadeemiasse ja ta tegi just saaliproovi ja harjutas Göšvini ja see ikkagi täiesti niitis mind jalust. Et see oli erakordne. Kus juures, kui me tuttavaks saime, siis Johan suhtus teatava reservatsiooniga popmuusikasse. Ma lihtsalt ei teadnud sellest väga palju. Ma olin kuulanud hoopis mingit varemat popmuusikat ja ma lihtsalt polnud kursis või mul ei olnud nagu aega otseselt, lihtsalt ma ei teadnud sellest. Ma isegi täpselt ei teadnud, kes sa olid, sa mäletad seda. Sain tuttavaks, siis ma hiljem peale esimest suudlust guugeldasin. Evelin Samueli nime guugeldamine lõi aga omakorda Johani pahviks, kui ta oli ära kuulanud Evelini etteaste Eurovisioonil 1999. aastal, kus ta saavutas 6. koha. Olid närvis ka, kui 300 miljonit vaatas sind? Ma olin ikkagi ilgelt närvis. No, mina kujutsin seda ette niimoodi, et just kui ma peaks minema praegu olümpiale ja tegema oma isikliku rekordi ja tegelikult ma vastutan ju terve Eesti rahva eest, ma esindan ju neid ja seisan nende eest, et kui mul praegu nagu tuksi läheb, ma ei julge kojugi minna. Ma olin ikkagi väga närvis enne seda lavale minekut ja siis ma läksin lavale. Lava oli kusjuures selline vana kontserdilava, mis on ettepoole kaldu. Et kui sa lähed oma kontsadega, mis on veel nagu tagant kõrged ja siis põhimõtteliselt põlved kõverad seisad seal, õnneks nagu pika kleidiga, seisad seal lava peal ja oled närvis ka veel. Ja siis ma korra näen seal saali lõpus, ma näen sinimust-valged lehviad ja ma saan aru, nad on minuga. Ja siis on näha sealt sellest salvestused ka videosalvestused, kuidas siis nagu sellel hetkel tuleb naeratus, et et ma sain sealt oma selle dopingu kätte. Kas Evelin ja Johan praegu veel Eurovisiooni lauluvõistlust jälgivad? Ma ikkagi vaatan, jah. Aga eks seal on nii palju lihtsalt teda mingisugust nagu jura. Et nagu seal on ikka nii palju asju, mida lihtsalt üldse ei viitsi kuulata. Et sellest vanast Eurovisioonist, kus oli veel orkester ja meloodiad, et see lõppeski, ma arvan, milleeniumi vahetusega ära see lauluvõistlus ja sealt edasi on hakanud pihta selline show. Ta on küll free show, aga seda on väga paljudele inimestele ongi vaja sellist asja. Ega seal väga ei ole midagi leida. Kuigi sekka ikkagi mingid asjad tulevad. Ja ma näiteks arvan, et meil ei lähe üldse halvasti sellel aastal.
see on ju päris lahe. Jaa, ei lähe jaa. Mul on ka paar sükest Leedu pianisti, kes muidugi ütlevad, et seda sorti lood on muidugi inimkonnale väga halvad, sellepärast et seal ei ole väga palju. Ja kui see massidesse läheb, siis inimesed rohkem muusikast enam ei otsigi ja see kõik on väga halb. Espresso macchiato. Mina arvan seda, et igal hetkel ei pea nagu inimkonda harima. Ja ma arvan, et Tommy Cash on geniaalne selles, mis ma teen, nagu mis ta teeb, et detailselt geniaalne. Kõik on nagu läbi mõeldud, kõik viimased. Kui stiilselt ja kõik need postitusedki juba, need pildid ja värvid ja kõik, et see on ikka päris lahe kuidagi. Karismaatiline. Johan ja Evelin tähistavad mõlemad sel aastal juubelit ja ka koos on elatud ümmargune arv aastaid. 10. No Johanile peale vaadates ei ole jäänud kellelgi tähelepanuta see, kui päikeseline tegelane on Johan. Ja kodus ma näen ka kõike muud poolt on ju. Millest sa räägid? Aga ta erakordselt särav tegelane ja küps või ma arvan, et kui me tuttavaks saime, ta oli 25, on ju. Hästi küps. Aga ta oli selgelt küpsem kui mitmed mehed oma elu lõpuaastatelgi võiksid olla. Aga mida sa küpsuse all silmas peab? Näed, ära küsi niimoodi. Lugemus, suhtlemisoskus, kohusetunne, kõik on nii, eks ju? Johanile tegelikult meeldibki vanemate inimestega suhelda. Sest et sealt tuleb kuidagi nagu sellist tarkust nagu minust on ju. Pekki. Väga keeruline vastata küsimusele, mis selle Johani puhul seda küpset oli. Kui Johan on kogu elu pühendunud pianisti elukutsele, siis Evelini eneseotsingud on kestnud kauem. Vahepeal võttis ta aastateks laulmisest pausi ja asus tööle hoopis turundusvaldkonnas. Juhtis ajakirja, õppis eesti keele ja kirjanduse õpetajaks, muusikaõpetajaks ja tagatippu veel ka keraamikuks. Mis hetkel sa avastasid, et sulle meeldib kunsti teha ka kätega? Ma ei julge nimetada seda kunsti tegemiseks, pigem ma olen käsitööline. Ma arvan, see oli siis, kui mul pojad olid väiksed ja ma tajusin, et ma olen mingis mõttes jällegi kusagil teelahkmel ja otsisin seda õiget teed, et mida siis teha või kuhu minna või ma sain aru, et mingit muutust on vaja. Ja siis ma astusin lõpuks siis kooli ja tegin ära siis Olustveres kutseeksami, et ma olengi kutseline keraamik. Seda ma ei müü ja seda ma ei müü ja seda ma ka ei müü. See nüüd on suurvorm, mille me põletasime puupõletuses, ehk siis keraamikaahi asub kusagil täiesti inimasustusest väljas, sest seal läheb nii palju tossu tekib selle asja tegemise käigus. Kogu selle rööprähklemise kõrval on Evelin mitu korda läbi põlenud. Viimati juhtus see sel kevadel, kui ta otsustas esinemiste, muusikaõpetaja ameti ja keraamikatundide andmise kõrval alustada ka jõusaali ja jooksutreeningutega, et suureks juubeliks vormi saada. Mingil hetkel ma saan aru, et ma ei jaksa enam mitte midagi teha. Kõige väiksem ka kohustus, ma ei jaksa lihtsalt minna praegu Martele lasteaeda järgi. Ma ei jaksa telefonikõnet vastu võtta enam. Et ma lihtsalt ei võta, saadan sõnumi, räägime homme, on ju. Ka ma ei jaksa süüa, lihtsalt see on lihtsalt nii vastumeelne. Et nii see käibki. Ja tavaliselt mul on nii, et kui ma üle panen, siis see kestab mul 1 päeva. Aga seekord ei läinud. See ei läinud üle nagu? Ei läinud üle, jah. Et kui Johan oli ka vist ära kuskil igast reisidel Leedus ja ma ei tea, kus kohas, siis ma kuidagi tundsin ilmselt, et kogu maailm on nagu minu õlgadel. Ka siinkohal oli Evelini sõnul lõpuks abi Johanist, kes ta oma päikeselisusega jõuetust olekust välja tõmbas. Aga mul on Johan, kes on lihtsalt erakordne inimene olnud minu kõrval, on siiamaani. Tema on minu tüvitekst. Ta on mänginud ja mängib siiamaani suurt rolli selles,
miks mul on nii hea olla, miks ma olen enesekindel, ma tunnen ennast ilusa, targa, õnnelikuna ja ma tunnen, et tulevik on hele ja värviline. Evelini võitlus läbipõlemisega tekitab kindlasti paljudes samastumistunnet. Nimelt on Eestis hüppeliselt kasvanud läbipõlemisest tingitud töövõimetuslehtede arv. Kasvades aastaga lausa 2,3 korda ja maksma on see riigile läinud üle 800 000 euro aastas. Tõenäoliselt on inimesed raskes majandusolukorras, et ots otsaga kokku tulla, töötanud end lihtsalt haigeks. Ja eks siin annab oma tooni ka sõjahirm ja sellega kaasnev ärevus. Kui sulle kogu aeg tekstatakse, et mis toimub Ukrainas, palju täna inimesi surma sai, mida ütles Putin, mida tegi Trump, et kuidas see mõjub? Mina vaatan seda väga palju ja mulle mõjus see nii, et ma astusin Kaitseliitu. Ma ei tea, mul ei teki väga vist ärevus. Mul tekib lihtsalt viha. Tark on olla valmis, aga ma arvan, et asjade pärast ei ole vaja muretseda enne, kui need asjad on nagu käeseks. Evelin ja Johan peavad oluliseks elu nautida täie rinnal ning ka oma suurt juubelit tähistab Evelin suurejoonelise kontserdiga Kumus, kus kuulsuste kõrval astub esmakordselt üles nende 6-aastane tütar Anna-Marta. Esimest korda elus. Jah, ta kardab natukene, aga nüüd kuidagi talle tundub, et ta võiks tulla ja ta on valmis selleks ja ta on kuidagi hinges südames kokku võtnud ennast ja astub esimest korda lavale. Paljud kardavad selliseid ümmargusi numbreid. Sina ei karda? Tead, mulle tundub, et see on paratamatu. Mina näiteks 40. eluaastal sain tuttavaks Johaniga ja tuleb välja, et elu vajutas üldse gaasipõhja, on ju, et on olnud kõige ägedamad ajad üldse siiamaani, nii et 50 tulgu aga. Kuigi Randverede kodust lahkudes ladistas endiselt vihma, oli ka minu päev muudetud sisemiselt päikeseliseks. Nende vahetu olemine, nakatav naer ja hea tuju on midagi, millest tasub õppida. Toredat juubelit sulle, Evelin!